Täna oleme siin, et rääkida digitaalsest kommunikatsioonist ja eriti minimalismist digiturunduses, mis võib-olla on natuke paradoksaalne, sest digiturundus tundub midagi sellist, mis peaks nagu more is more olema. Aga ma olen siin kahe fantastilise inimesega. Äli Kargaja, kes on siis Stuudio August nii-öelda disainer ja rajaja. Ja Rauno Kutt, kes on digikommunikatsiooni spetsialist ja Aega on Watchis CEO. Ja minu nimi on Merilin Keskala. Selle vestluslingi korraldajaks on Tallinna loomeinkubaator. Nii et kõigepealt ma siis räägiks natuke, et miks see teema nii huvitav on ja miks see tegelikult mind paeluma hakkas. Ja võib-olla see toimuski sellepärast, et ma ise töötasin globaalsete klientidega nii-öelda oma agentuuris, manageerides sotsiaalmeediakanaleid, nii siis brändidele New Yorgist, Los Angelesest, Inglismaalt, ka Eestist. Ja mingil hetkel mulle tundus, et see kõik on liiga palju. Ja ma arvan, et isegi ei ole selle jaoks vaja 7-8-10 klienti nii-öelda hallata, et tunda, et vahest digikommunikatsioon ja kogu see digimaailm on liiga palju. Ja mulle tundus väga palju, et see on nagu must auk. Et sa annad oma käe, sa üritad seda tasakaalu seal leida, aga mingil hetkel ta lihtsalt tõmbab sind sinna sisse. Ja üks päev mulle tundus, et nagu 3 sorti inimesi, et on ühed, kes hoiavad kogu digimaailmast nii kaugele kui võimalik ja delegeerivad nii palju kui võimalik, kui neil on vaja midagi teha selles maailmas. On teine osa, kes on selles väga sees ja näiliselt väga happy, nii-öelda väga õnnelikud ja nii-öelda rahul kogu selle asjaga. Ja on kolmandad nii-öelda inimesed või kategooria nagu mina, kes mängivad sellega ping-pongi, mis siis tähendab seda, et ma vahepeal olen sellest täiesti sees, kuni mul saab täiesti kõrini ja ma lihtsalt pean sellest jälle välja astuma. Nii et selline teema, et kuidas me nagu saaksime tegelikult hoida tervet nii-öelda mõttemeelt ja tervet elu niimoodi, et me ei peaks pidevalt nii-öelda olema selle kuristiku serval. Ja meie nii-öelda vaimne tervis ei kannataks sellele, et me oleme sellest füüsilisest elust liiga kaugele astunud ja liiga palju selle digimaailma sisse. Nii et ma näitaks seda, mis on tegelikult digitaalne minimalism. Et selline inimene, selline mees nagu Cal Newport kirjutas raamatu Digital Minimalism. Ja see oli aastaga tagasi minu jaoks lihtsalt nagu mingisuguse uue portaali avamine. Mida tema ütleb nii-öelda siis selle digitaalse minimalismi kohta, on see, et see on tehnoloogia kasutamise filosoofia, kus me valime väga täpselt, mis on need tegevused, mida me teeme seal digimaailmas. Ja võiks öelda, et on isegi nagu selle digitaalse minimalismi isa paljudes mõtetes. Ja digitaalne minimalism, mida ta ei tähenda, on kindlasti tegelikult see, et lihtsalt kogu see digimaailm ja tehnoloogia endast võimalikult kaugele lükata. Sest meie modernne elu ja nii-öelda turundus ja ettevõtlus ja ka nii-öelda lähisuhted on tegelikult nii sellest digimaailmast läbi põimunud, et sellest täiesti lahti nii-öelda lõikamine oleks ka võib-olla suhteliselt lollus tänapäeval. Nii et kuidas me jälle saame selle tasakaalu leida? Et kuidas Cal Newport sellest räägib, on, et näiteks isiklikus elus me võiksime mõelda selle peale, et kuidas me saame oma neid tõelisi väärtusi kõige paremini nii-öelda hoida ja toita. Näiteks see, et kui meie väärtus on see, et me räägime oma vanematega. Kas kõige parem on see, et me lihtsalt vaatame Facebookist iga päev oma vanemate pilte või võib-olla on nagu parem, et me räägime nendega lihtsalt tund aega telefoniga või isegi võtame auto ja sõidame nädalavahetusel neid vaatama. Et nagu see on see valik, mis meil on. Et kas me teeme seda digimaailmas või tegelikult on seda optimaalsem, strateegilisem ja parem teha nii-öelda füüsilises maailmas. Samamoodi saame vaadata siis digitaalset minimalismi ka tööelus. Et kui rääkida tööelus siis võib-olla kõige suurem see fookuse muutumine tegelikult toimub selles, et see ressursid lähevad selle sisu võimalikult
võimalikult palju sisu loomise asemelt selle strateegia, selle mõtte alla. Mis siis tähendab seda, et kuidas me saame täpselt läbi mõelda, miks me midagi teeme, milliseid kanaleid me kommunikatsiooniks kasutame, mis on meie see unikaalne nii-öelda digiidentiteet, mis on see jalajälg, mis me tegelikult tahame jätta ja ka see vastutuse võtmine nii-öelda turundajatena, et mida me tegelikult siis välja paneme, mida me sinna laia maailma jätame ja näitame. Ja samamoodi ka, millest me just ennem rääkisime Raunoga, mis on väga-väga huvitav teema ja käib ka kindlasti digitaalse minimalismi alla, on nii-öelda sisu taaskasutamine. Et tegelikult kas on tõesti vaja luua iga kuu aja tagant uut nii-öelda kampaaniat või uut teksti, uusi visuaale. Võib-olla me saame seda sama toodet, seda sama nii-öelda mõtet kasutada erinevates kanalites, erinevaid viise pidi ja nii edasi. Nii et see on põhimõtteliselt nagu jah, sellest kiirmoest uuesti slow fashioni peale minna, ka marketingis, ka turunduses. Isiklikus elus ja tööelus, kui ma veel olin 8 selle globaalse kliendiga, et mida ma tegelikult proovisin. Ma proovisin kõike, mis võimalik oli, et sellest nii-öelda digimustast august välja saada. Et ma proovisin igasuguseid huvitavaid ja kasulikke ega mittekasulikke äppe, näiteks sellised, mis piiravad sul siis Facebooki või erinevate sotsiaalmeediakanalite kasutamist, mis piiravad su nii-öelda interneti kasutamist ja nii edasi. Ma proovisin patchworking, ehk siis mida ma kutsun, seda on digitaalsed rituaalid, mis tähendab seda, et sa väga taotluslikult mõtled välja, millal sa täpselt mida teed. Ütleme nii, et sul on hommikul kella 10-11 sa vaatad oma e-mailid üle, vastad, millele vajalik on ja siis terve päeva sa seda ei tee, võib-olla teed uuesti sama kella 4-5 õhtul. Ja samamoodi näiteks mõtled, et okei, ma olen Instagramis 2-3. Ja digitaalsed rituaalid, mis ma selle alga mõtlen, oli see, et iga kord, kui mul oli see batch nii-öelda lõpetatud, see üks nii-öelda ülesanne või task siis lõpetatud, ma mõtlesin välja, mis ma saan endale 5 või 10 minutiks teha. Et sellest ühest nii-öelda batchist ennast välja tuua siis nii-öelda selle teise ülesande järgmise batchi kallale minna. Samamoodi ekraanivabadus. No screen time. Et ma lõin ka omale need nii-öelda aknad, kus ma absoluutselt ühtegi ekraani ei kasutaks. Mis tähendab seda, et mul oli, pühapäev on täiesti no screen day. Või hommikul kuni kella 10 või 11 täiesti no screen day, no screen time. Mis tähendab seda, et mul jälle tekkisid need aknad, mis tegelikult aitasid mul nagu mingi aeg vähemalt oma enda energiaga ja nii-öelda füüsiliste suhetega, füüsiliste inimestega olla ja mitte selles digimaailmas elada. Ja samamoodi ei teadetele, et see ei ole siis ekraanivabadus ei, vaid ei teadetele, mis on inglise keeles ma kutsun seda stop the pings, mis tähendab seda, et nagu me teame, meil tuleb 10 sadu pinge pidevalt telefoni peale, mis siis on need väikesed WhatsApp notificationid, väikesed Facebooki notificationid, Instagram, keegi ütles midagi, keegi saatis mulle midagi, email tuli ja nii edasi. Et põhimõte oli see, et lihtsalt kõik see ära lõpetada, et see telefon ei ole see, kes mul võtab vabaduse, vaid mina ise valin, millal ma tahan midagi vaadata ja millal ei taha. Mis aga juhtus oli see, et ma tegelikult siis elasin ka nüüd WhatsAppis, kuna ma iialgi ei teadnud, millal keegi mulle midagi saatis ja siis ma pidevalt lihtsalt tšekkisin seda, et jumala eest ma midagi nii-öelda ei jätaks vastamata või ei magaks midagi maha, nii et tegelikult see ei töötanud väga hästi. Nii, aga miks see kõik oluline on? Ma arvan, et väga-väga paljude põhjuste pärast. Ja nagu ma ütlesin, ma olin Londonis kogu koroona aja ja selles mõttes praegu meil koroona käimas, aga inimestel on suhteliselt raske aeg seal nii-öelda vaimse tervisega. Ja mida rohkem sa istud kodus, seda rohkem sa ka seda digimaailma nii-öelda kasutad. Ja tegelikult see ei ole isegi koroonat vaja, et aru saada, et mida rohkem sa selles digimaailmas oled, mida rohkem sa lihtsalt internetis ja sotsiaalmeedias istud, seda vähem tegelikult, seda nõrgemaks muutub meil see tunnetus päris elu vastu või päris elu osas. Vabandust, ma olen 16 aastat inglise keeles elanud ja rääkinud ja töötanud, nii et vahest mul läheb natukene sassi. Aga see tunnetuse tagasisaamine toimub ainult siis,
kui me tegelikult suudame korraks sellest digimaailmast välja astuda ka turundajatena ja tegelikult vaadata, mis on see, mis inimesed tegelikult teevad, millest nad tegelikult räägivad. Ja kogu tegelikult see füüsiline suhe, me loeme nii palju inimesest ära sellega, kui me nendega lihtsalt koos oleme. Vastupidiselt sellele, kui me lihtsalt näeme neist pilte Instagramis või Facebookis. Ja mida ma tõesti tundsin, et ükskõik mida ma ka tegin, isegi kui ma suutsin väikeseid muudatusi teha, siis tegelikult mu loomingulises kasvas nagu metsikult. Ma tõesti tundsin, et mul jälle see nii-öelda tunnetus on olemas ja need mõtted ja ideed, mis mul tulid, võisid tulla, kui ma olin metsarajal või duši all või poolunes, et tegelikult need ideed, mis nendel hetkel tulid, olid palju paremad kui need, kui ma lihtsalt istusin arvuti taga ja üritasin midagi nii-öelda pastakast välja imeda. Nii et see on oluline nii siis kui ka vaimse tervise, kui ka tegelikult turundaja või ettevõtjana rohkem võib-olla autentsema ja unikaalsema pildi loomise pärast. Aga ma olen nüüd piisavalt rääkinud, ma pöörduks siis Rauno Äli poole ja ma küsiks võib-olla teie mõlema käest seda küsimust, et ettevõtja ja turundajana, kas sa näed digitaalse minimalismi vajalikkust oma töös ja kui, siis miks? Või kui ka ei, siis miks mitte? Rauno? Mina näen seda vajalikkust väga hästi, et ühtepidi ma olen ise kogenud seda tunnet, kuidas üks hetk sul on niisugune tunne, et kogu maailm plahvatab, notification'id on liiga palju, ma olen e-mailist sõltuvuses ja mingisugune ping mu telefonist tekitab mul anxiety. Samamoodi ma olen selle maha keeranud ja ise digiagentuuri juhtides mingi hetk meil oli cross the board umbes 47 projekti samal ajal, mis tähendas seda, et tegelikult iga inimene meist vähemalt tegeles mingi 5-6 nagu võib-olla selleks ajaks juba tulekahju kustutamisega. Ja sa näed, et sa teed mingi hetk nagu, see on nagu super micromanagement ja kui sa saad aru, et üks hetk sa nagu siis kliendiga põrgatad ideid ja siis sa tunned, et okei, et nagu kus me peaksime nagu kõike seda tegema või me peaksime valima mõlemad tükid, mis nagu tegelikult seda main purpose'it nagu toetavad, aga sul ei ole lihtsalt jõudu, et sellega nagu võidelda lõpuni välja, sul ei ole aega, sul ei ole jõudu, siis sa lihtsalt lased asjadel minna, ja siis sa oled mingid asjad ära teinud ja siis nagu teed kokkuvõtet ja mõtled, et okei, et mis me nüüd tegime siin, tegime neid tegevusi, igasse kanalisse on vaja panna kindlalt nii palju postitusi, iga päev nüüd mingi kanaleid tuleb juurde, siis sa pead kogu aeg igale poole jõudma, siis teedki nagu meeletu hulgal content'i igale poole, millest tegelikult on kõigil nagu üks point, siis mõtledki, et okei, et kas mul nagu nii palju seda materjali on vaja nagu välja pushida kogu aeg, sellepärast, et see toob mul selle tulemuse nüüd, või sellepärast, et me oleme harjunud turundajatena lähtuma mingitest algoritmidest ja enda sellise võib-olla agentuuri müügi loogikast, et me peame saama oma mahud täis, siis on meil eelarved, asjad hästi, kõik saavad hästi palka saama, vaatame mingi boonus ka kuskil jõulu juures, et sa nagu lähed nii mattud sellesse asja sisse, et siis sa lähedki selle hype trainiga kaasa ja lõpuks korduvalt on mul olnud jõulud sellised, et sa kukud oma vanemate diivanil maha ja nägupidi vastu diivanit ja siis nagu vaatad tühja ja mõtled, et god damn, nagu, et kas see on nagu see, mida ma tahan teha, kas ma tunnen, et mul praegu on nagu hullult hea olla või üldse millal ma sellest nagu välja tulen. Et mina selle shifti enda elus nagu tegin hiljuti ära ja ma tunnen ennast väga palju paremini. See on muidugi, ma ei taha öelda, et agentuurides on nagu kuidagimoodi väga raske, et igaüks valib ise enda teed, aga täna, kui ma tunnen, et mul ei ole seda load'i nii palju, igale poole panna kõiki neid teateid igapäevaselt, ma ei tea, igasse kanalisse veel isegi 2 korda päevas, siis lihtsalt sa ise ennast tunned paremini ja tegelikult sa tunned, et sa pakud võib-olla täpselt strateegiliselt rohkem väärtust ja häid ideid nagu kuidagi kontsentreeritult. Võib-olla see minimalism ongi nagu selles mõttes väga hea idee, väga kavalalt ja hästi orkestreerimine, et sa ei pea nagu tõmblema iga päev iga haibiga kaasa, sest et kõik brändid tänaseks päevaks on muutunud nagu entertainment kanaliteks, et kui vanasti oli meil telekas, raadio, ajaleht, said oma entertainmendi ja uudise kuskilt kätte, siis täna on nagu iga bränd, iga persoon on mingisugune entertainment nagu konkurent oma vahel ja siis kes võidab ja millal sa võidad. Ja täpselt, see ongi tegelikult minu eest väga palju ka see kliendi harimine ja ka nagu
see, et mul on tunne, et kogu see radikaalne nii-öelda muutus peab tegelikult toimuma tõesti nagu suuremal tasandil, sest muidu on väga raske sellest rongist nii-öelda maha hüpata. Aitäh, Rauno. Äli, kuidas sinu nii-öelda suhe selle teemaga on? Mina olen algusest peale väga tundlik olnud selle kogu infomüra suhtes, et kogu aeg, kui need äpid tulid, Facebookid, Instagramid ja defaultilt mul hakkas neid bännereid ekraanile lendama ja kogu aeg vilkus ja piiksus, et ma võtsin need kohe maha. Aastaid tagasi mõtlesin, et mis mõttes, et see on nii häiriv ju. Ja siiamaani on mul see niimoodi jäänud, et ainult SMS-i sõnumi, see punane märgikene tuleb mulle telefoni, ka mitte bännerina ja Messenger ka, et osad inimestega ma suhtlen ainult seal, et mul on vaja teada. Aga ja seega oma brändi ma turundan ka niimoodi, nagu ma tahaks, et mulle asju turundatakse. Ehk siis mul on tunne, et seda minimaaljoont digiturunduses olen ma nagu viljelen mitte ainult oma disainiga, vaid ka selle turunduse poolega juba aastaid, et pigem vähem kureeritult ja sisukamalt, eks, et see, et ma postitan mitte iga päev nagu enamus brände, et story'd, feed'i igale poole laksitakse kõikides kanalites, vaid siis väiksema intervalliga ja seda võid rohkem on mul aega ka sisukamaid postitusi teha ja läbi mõelda neid. Et selles suhtes on see väga oluline teema ja sellel minimalismil digiturunduses on potentsiaali hetkel rohkem kui kunagi varem, kui inimestel on inimesed on tundlikud, tarbitakse teadlikumalt, mitte ainult, ma ei tea, toitu ja rõivaid, vaid ka miks mitte infot, et jah. Väga hea. Tegelikult see olekski mul nagu teine küsimus, et kas sa näed, ma küsiks selle sinu käest, Äli, tegelikult praegu seda, et kas sa näed, et Eestis oleks eriti potentsiaali sellel? Ma ei näe, miks Eestis just nagu eriti potentsiaali peab olema. Ma arvan, et need liikumised pigem ikkagi saavad sealt kuskilt mingi aja pärast jõuavad Eestisse. Mul on selline tunne, et on nagu selline muster. Et Eesti kui justkui digi siukene esirindlik riik. Jah, et seal on nagu kaks mõtet, et üks on see, et Eesti on nagu selles digimaailma esirinnas väga mitmel põhjusel, aga samas ka on Organic Estonia, on kogu see nii-öelda meil mets, kogu see nii-öelda looduslik eluviis ja see vaikus ja nii edasi, et tegelikult Eestis mõned oleks päris hea tasakaal just see, kuidas me saame oma nagu nii-öelda juurteni tagasi jõuda ja leida see tasakaal, mis oleks võib-olla nii-öelda pioneering maailmas. Ja ideena see võiks toimida küll, jah. Aga ma ei näe, kas seda on vist tärkamas küll nagu Eestis ka seda movementi või ei ole, mis sa arvad, Rauno? Rauno, mis su mõtted on? Minu arust ma olen social mediaga Eesti ettevõtetes tegelenud kuni eelmise aastani agentuuri levelilt, ma ei tea, peaaegu 10 aastat ja ma arvan, et see, mis ta on mujal maailmas, mis intensiivsusega ja mahuga asju tehakse, Eesti ei ole mitte kunagi jõudnud isegi sinna, kui see hype hakkas, et social media hakkama tegema. Sest et meie ettevõtted on niivõrd palju väiksemad, meie ressursid on nii palju väiksemad, et me teemegi oluliselt väiksemas mahus seda. Et selles mõttes, kui me mõrdleme nagu maailma mastaabi, siis ma arvan, me oleme juba nagu üsna minimal. Aga seda enam tegelikult, kui nagu minimalilt teha, siis ma olen hästi palju näinud seda, et tehakse nagu täiesti mõttetut contenti sellepärast, et lihtsalt teha. Ja tihtipeale see tuleb lihtsalt sellisest, ma ei tea, keskkonnast, et kes müüb, kes suudab toota, kõigil on mingisugused eesmärgid, kuidas enda nagu äri otsast seda asja vaadata ja siis lihtsalt välja kukub niimoodi. Aga ma arvan, et turundusjuhtidel, ettevõtte juhtidel on nagu täna see võib-olla aeg mõelda sellele, et miks me teeme seda ja kuidas me teeme. Muidugi see tähendab seda, et cross the board ettevõttes on inimestel selge arusaam, mis asi on sotsiaalmeedia, kuidas me seal käitume, miks me seal oleme ja mis see outcome võiks olla. Et ühtepidi on nagu 100% nõus, et jumala hea on välja tuunida täna Igonis samamoodi me nagu teeme võib-olla content'i mõttes nagu vähe, ma ei saa öelda, et me oleme mingi eesrindlik näide, et me teeme jube hästi seda, me iga päev eksperimenteerime.
aga asi, mida ma ei saa mitte kunagi ettevõtte juhina või väikse tiimi liikmena teha, ma ei saa välja lülitada enda customer service'i osa. Ehk siis, et meile kirjutatakse üle maailma ükskõik kust, nagu älile, et ma ei saa nagu oma Messengeri välja lülitada. Sest et kui mul on praegu just näiteks UK-st tellimus, tal on mingi küsimus mulle, ma ei saa nagu, tähendab, mis me tegime, me lülitasime nädalavahetuseks enda chatboti nagu nii sisse, et basic küsimused saab nagu automaatselt, reedel siis, tähendab esmaspäeval me vastame siis nagu real human resource'iga, et varasemalt me tegime tegelikult nagu terve nädalavahetuse ka kogu aeg, keegi kuskil kirjutas jälle vastad, me saame aru, et me lihtsalt ei suuda seda teha ja seda ei ole ka nagu mõtet, ehk siis tegelikult sa lood ettevõttena mingid reeglid, kuidas sa käitud sotsiaalmeedias ja seesama customer service'i osa peab sul nagu ikkagi nagu selles mõttes olema sinu kasuks pööratud, et iga päring, mis tuleb, kui sa vastad, see on võimalus, kui sa ei vasta 24 tundi, siis tänasel päeval lihtsalt maailm on nii harjunud, et sa mõtled, et okei, näed, ta ei vastanud mulle, ma juba valisin mingi järgmised Nike ketsid kuskilt, need juba on minu poole teel, homme on käes, saan Insta pildi ära teha ja jumala eest lähen jooksma või whatever else. Et selles mõttes see on nagu siuke, et sa võid üksinda teistmoodi teha, aga sellepärast me võib-olla räägimegi siin täna seda, et mõelda sellele, et kuidas me nagu kõik koos paneme mingid uued piirid, et see nagu oleks meile, ma ei tea, vaimselt nagu kasulik ja ärile ka. Jaa, täpselt. Ei, see on väga huvitav ja tegelikult see läheb väga sellesse minimalismi teemasse või kuidas Cal Newport sellest räägib väga sisse, et tegelikult sa valid täpselt need tegevused, mis on vajalikud ja ka customer service on nii-öelda essential, sa ei saa seda ära jätta, aga sa saad võib-olla ära jätta selle nädalavahetusel, siis selle sa valid, et sellesse sa tegelikult ikkagi paned nagu need ressursid sisse. Ja minu jaoks võib-olla oli alati see, et tegelikult kui ma töötasin just see emaili majandus nii-öelda, et inimesed ootavad, nii-öelda Inglismaal vähemalt on selline professionaalne unwritten rule, et inimesed ootavad, et sa 24 tunni jooksul reageerid emailile, isegi kui see on lihtsalt nii-öelda ütled, et tere, aitäh, ma sain su emaili kätte, ma vastan sulle ülehomme. Et näiteks kui ma Eestisse kirjutasin, siis väga tihti ma ootasin nädal aega emaili, mis minu jaoks oli paanika juba tekkis vaikselt, et see ongi see, et see harjumus tekib ja see harjumuste nii-öelda ümbermuutmine tegelikult võtab aega ja et neid ümber muuta ongi see, et kui sa üksi hakkad muutma, siis on väga-väga raske, kuna sa võitled põhimõtteliselt terve maailmaga, aga kui me hakkame nagu sellest rääkima, mida mina alati leian, kui me toome selle avalikkuse ette ja tegelikult me mõtleme, et kuule jah, mul on ka sama teema, et ma olen ka väsinud, et ma ei taha ka emaili iga päev lugeda, siis võib-olla mingisugused muutused tekivad. Äli, ma võib-olla küsiks sinu käest, et tegelikult sul on just nagu huvitav teema sellega, et kuna sa stuudio Augusti nii-öelda juhid, disainer oled, ka samamoodi juhid seda sotsiaalmeedia osa, seda marketingi osa, siis ongi see, et sul on juba need ressursid tegelikult piiratud nii energia, aja kui ka muu osas. Et kuidas sa tead, millest loobuda ja milline kanal ja sisu on vajalik ja milline ei ole vajalik? Milline kanal on vajalik, see mulle tundub loogiline lihtsalt, see on jälle see tootepõhisuse küsimus, et ma müün naiste rõivaid, et siis ta on väga palju nagu põhineb visuaalidel, mis turundust puudutab, et ongi Instagram, Facebook on minul need põhikanalid praegu, et mul ei ole Twitterisse mõtet account'i teha ja 10 rindel siis massiga nagu vajutada, et selles suhtes ka ma valisin kohe välja nagu kureeritud need kanalid, kus ma teen ja teen seda nii hästi kui võimalik. Ma ei tea, kas ma teen seda eeskujulikult, aga praegu on nagu mental health state on nagu korras ja on piisavalt nähtavust, mulle tundub ka, et ma päris üksi seda asja ei tee, et mul on digiturundusega üks väga tore abiline ka, kes on väga kodus nagu sellel teemal, et ma ikkagi küsin nõu ka, aga mis puudutab näiteks Instagrami feed'i ja Facebooki, et seda ma tahan ise kureerida. Mitte sellepärast, et mul oleks võimalik seda edasi delegeerida, et ma lihtsalt praegu nagu tahan hoida seda sellise puhta ilusana. Ja teine asi, miks ma nagu neid asju üritan pigem harva teha, neid postitusi ja kvaliteetselt on ka see, et mitte minna nendele clickbaitidele järgi, vaid saada brändi juurde sellist engaged userit, eesti keeles on see, ma ei tea, pühendunud selline kasutaja, kellega sul justkui tekib mingi suhtlemine. Et selle asemel, et olla nähtud, ma tahan, et ma saaksin selle inimese tähelepanu, et ta
tekiks niisugune suhestumine brändiga, et ta elaks kaasa ja actually oleks nagu huvitatud ka sellest, millega me seal tegeleme. Et nii-öelda ka niisuguste kvaliteetsemate nagu jälgijate ja inimeste koondamine selle brändi ümber, selle sotsiaalmeediakanalite kaudu. Et ja seda saab ka teha jah, läbi kvaliteetsete postituste, et jah, et see ongi huvitav asi, et tegelikult mitte on see, mida me välja paneme, ei peaks olema kvaliteetne läbimõeldud, vaid ka see, kellega me tegelikult suhtleme seal ja kuhu need ressursid lähevad, et kui palju me suhtleme lihtsalt inimestega, kes on tegelikult nad ei ole huvitatud või iialgi ei ostaks seda. Millist jälgijat sa soovid endale, millist klienti, et seda sa saad ju ka kujundada turundusega. Jaa, täpselt. No naiste riiete või nii-öelda naiste teema peal näiteks üks kanal on ju Pinterest, mida võiks kasutada, mis on nagu öeldakse, et on rohkem naiste ja moe ja kogu selline, et aga sa pole valinud seda. Ja nendel turgudel, kus mina tegutsen, Pinterest ei ole aktuaalne. Ma ise küll kasutan Pinteresti küll, aga mulle tundub jah, et rõivabrändide nagu promomine, et kas see on nagu ting seal enam. Et jah, USA-s võib-olla kindlasti, aga USA turule me ei ole veel murdnud, et Pinterest ja ei ole aktuaalne augusti poole praegu. Aitäh, Heli. Rauno, on sul midagi lisada? Ma arvan, et sellise nagu Eesti ettevõtete juures vaadates, siis kui nagu ressurssi inimeste näol juba on ettevõttes sees väga vähe, siis sa paratamatult pead mingeid valikuid tegema. Tee nagu ühte asja hästi, saa seal oma nähtavus kätte ja mis iganes su strateegia on, nagu, eks sa numbrite pealt näed, nagu, kas asi toimib või mitte, et ma ei tea, kes täna nagu teeb sotsiaalmeediasse või üldse digitaali mingit content'i või üldse turundust teeb ja ta nagu numbrid näpuga taga ei aja, siis nagu I don't know what you're doing, aga igal juhul selle jaoks nagu kogu see digital marketing ongi, et loomulikult, kui sul on nagu väga suur tuntud bränd ja sa lood teistsuguseid suhteid ja turundusel on võib-olla teistsugune eesmärk kui müük kogu aeg, siis võib nagu igast pulli teha. Aga jah, et kui sa ikka nagu tahad müüa enamus ajast, siis sa pead nagu väga tulemusele orienteeritud olema ja siis tulevad numbrid abiks. Täpselt, ja Heli. Veel ühe asja ütlen, et hästi oluline märksõna oli ka see info ja content'i taaskasutamine. Et just seda inimressurssi ja ka rahalist ressurssi kokku hoida. Et see käis meil läbi, kas käis või ei käinud seal ennem vestluses küll, aga et see on hästi oluline märksõna ka. Ja ka tulemuste analüüs, mitte see, et sa lihtsalt nagu laksid seda content'i sinna igale poole laiali, vaid nagu pärast vaatad ka, mis toimis, mis ei toiminud, mis tagasiside on, et see analüüs on oluline olnud ka minul näiteks oma brändi turundamise puhul. Minust sellest tulenevalt on ka tegelikult kogu see loomeprotsess muutunud nagu läbi aja, et ma olen ise nagu näinud, kuidas asjad hakkavad teistmoodi toimima, et kui mingi aeg sai mindud ja nii, teeme nüüd klippi ja siis paneme selle klippi ülesse, 2 nädalat suudad seda nagu täiega meediaga panna igale poole ja inimestel tekib frequencies juba ülekülastuvus ja siis mis me siis teeme? Siis nüüd täna nagu kui tekib mingi mõte, et tahaks nagu mingit sellist story't rääkida või tahaks seda toodet näidata, siis sa juba nagu kohe mõtled selle peale, et kui me läheme nüüd seda tootma, siis kuidas me sellest tootmisest saame võimalikult palju tükikesi, mida hiljem teistmoodi ümber mängida. Et see nüüd jookseb mingis mõttes selle minimalismile vastu ja teistpidi nagu ei jookse ka, et sa saad lihtsalt ühest hetkest luua võimalusi, mida rohkem taaskasutada ja mida ka testida. Tegelikult, kui võtame sama Facebook business nagu ads'ide poole, sa ehitad kampaaniaid, ads'ete reklaame üles niimoodi, et sa võid nagu ühe pildi juurde tuua nagu mitmeid erinevaid sõnumeid ja siis sa veel retargetid seda, et sa ehitad oma strateegia tegelikult nagu hoopis teistmoodi üles, mis siis kogu selle loovprotsessi narratiivi tegelikult tükeldab nagu täiesti ära.
et mingi hetk paar aastat tagasi, kui me hakkasime siin siis digiagentuuris tegema seda nagu, proovima seda mõtet kuidagi rakendada, siis me läksime tegelikult teleklipi filmimise ajal juurde ja ütlesime, et kuulge, et kokku lepitult, et kuulge, et võtame nagu nüüd oma kaameraga ka veits, et teeme paar mingit lauset nagu Instagram story'de jaoks, siis meil hakkab kampaania, teeme siia ka nagu paar tükki, et see narratiiv nagu igas kanalis oleks veits erinev ja eks siis saad nagu pärast võrrelda, et kes, kus, mis nagu kuidas toimis, Aga põhipoint on see, et sa saad nagu lühikeste ja üsna siis odavate testidega jõuda parema pildini, mis siis suures plaanis võiks töötada nagu üksinda, Aga sellel nagu see, ütleme nii, et siin ongi nagu hästi nagu keeruline nagu otsustada, et jah, minimalism, teeme vähem ja teeme väga hästi, aga maailm on seal, et teeme rohkem, teeme järjepidevalt ja teeme kogu aeg, ja siis see nagu, et nagu, kus see nüüd nagu on, Et selles mõttes ma arvan, et üks teine asi, mida ma olen veel nagu näinud, on hästi huvitav, on see, et tegelikult suured brändid nagu kes hästi turundust teevad, ei peagi nagu ise tõmblema selle nimel, et nüüd iga päev postitada hullult, Nad on suutnud oma content'i ja brändi sellise filosoofiaga ärgitada sadades ja tuhandetes erinevaid inimesi üle maailma, kes tegelikult elavad seda sotsiaalmeedia elu ja promovad neid ise, kas siis raha eest ja mille eest iganes, võib-olla lihtsalt missioonitundest. Point on lihtsalt selles, et ega sotsiaalmeedia ei olnud selleks loodud, et kõik brändid saaksid meeletult raha raisata ja kõigile enda reklaame panna, nagu no way, Tegelikult inimesed põgenevad siis just Facebookist, Instagramist, et tuli palju reklaame, Et siis tegelikult brändidina sa peadki looma selle suhte, selle engagement'i, selle tõelise fanatismi, et siis need inimesed võiksid siis sinu eest, sinu brändi nagu turundada, Loomulikult, kui sul on nagu mega hea toode ja kõik on nagu super timm, siis sa ei peagi nagu hullu panema selle turundusega, vaid sealt asjad hakkavad juba teistmoodi minema. Ja toode juba räägib endast ja siis tekibki nagu see community ja see nii-öelda ambassadorship sinna ümber, kes tegelikult võtab selle töö nii-öelda üle. Et vist tundub, et meil oleme seda teemat nagu vaadanud nii-öelda igast küljest nüüd, et suur tänu, Ali, ja suur tänu, Rauno, et tulite sellest rääkima täna, et ma arvan, et see oli selline nii-öelda ukse paotamine praegu, et täpselt, et seal on nagu nii palju erinevaid võimalusi, kuidas ta veel võib vaadata. Ja mida ma veel ütleks on see, et Loominkubaator siis, kes on selle nii-öelda vestlusringi organiseerija siin, on alustamas uut hooaega. Nii et kui te olete alustav ettevõtja, siis on võimalik nende arenguprogrammiga liituda. Ja kui te lähete inkubaator.ee lehele, saate seal täita liitumisavalduse ja saate õppida ja töötada ja rääkida inimestega nagu mina, kes ma olen seal mentor ja ka erinevate nii-öelda äriala tippekspertidega ja konsultantidega. Nii et tulge kaasa. Aitäh!